Ma olen nõus, et selle hotelli renoveerimine on märk ettevõtjast, kes vaatab tulevikku, kes on riskijulge, kes on valmis kohanema muutunud oludega ja ma arvan, et hotell Tallinna kesklinna südames on kindlasti vajalik, nii nagu hotelli juht Felix Mägus ka ütles, turvaline ka COVID-i jaoks, pakkubes parimat kliendi teekonda. Ma arvan, need on need muutused, mida tegelikult klient ootab ja mida see hotell pakub ja mul on väga hea meel, et üks Tallinna hotellidest on saanud juba uue kuue ja on valmis kliente vastu võtma ja need kliendid tulevad. See, et kontrollitakse COVID-tõendit, on, ma arvan, mõneks ajaks osa tavapärasest elust. Nii nagu te siin intervjuus ka nägite, see ei võtnud kummagilt poolelt erilist pingutust, oli ilusti tehtav, töötas ja ma arvan, et peame lihtsalt nagu harjuma, mitte mõtlema seda enda jaoks liiga keeruliseks. See on kontrollitav, saab kasutada nutitelefoni, millel on kaamera ja internetiühendus ja kõik töötas. Ütleme, kui oli selge, kui suurt kahju turismisektorile koroonaviirus tekitab, olid väga paljud hotelliomanikud valikute ees, mida teha. Ja nii mõnigi hotell Tallinnas otsustas minna remonti, kasutades ära seda turistide puudumist ja üks nendest oli Nordic Hotel Foorum. Täna oleme me olukorras, kus vaktsineerimine kogub hoogu, inimesed hakkavad vaikselt liikuma ja mina arvan, et ka kogu Tallinna vaate seisukohalt on hästi oluline, et see hotell on nüüd saanud täiesti uue ilme. Ta on muutunud oluliselt kaasaegsemaks ja nagu ka hotellijuht ütles, kontaktivabaks, mis tegelikult annab turul võimaluse ka nendes kitsastes oludes ikkagi normaalselt hakkama saada. Et ma arvan, et nii omanikud kui hotelli management, operaator on teinud õige otsuse, et ta just täna, kui tegelikult ju võime öelda augustikuus, just kui turismihooaeg hakkab lõppema, aga tulla turule ja olla täiesti kindel selles, et olukord taastub nende võimaluste piirides, mis meil täna on. Kindlasti annab hoogu see, et uus tase tegelikult oleme uues maailmas. Seda, et see viirus ei lähe siit nii peale, on selge, eks ole, samuti, et ainult vaktsiinid ka ei aita meid. Et me peame rohkem tegema neid tasemeid, mis kaitseb meid ja see, et on olemas selle kaasaegne hotell, see ainult elavdab turismiturgu. No viimase andmete järgi neid COVID-i passe tegelikult ei ole vaja, sest et vaktsineeritul ja vaktsineerimata inimesel on väga väike erinevus. Et see on ainult see, et kas jääb haigeks või ei jää haigeks, et see ei ole nagu ühiskonna probleeme, kui raskelt jääb haigeks. Et rohkem vaktsineerimine väga palju ei aita. No tore, et inimesed investeerivad ja usuvad tulevikku ja elu areneb edasi, see on ju positiivne ja ikkagi, kui on Tallinnas kui keegi tuleb Eestisse, eks ole, ja tahab, et kus oleks kõige kindlam ööbida, kus ta ei saa viirust, siis ta tõenäoliselt on nõus maksma ka 20 või 30 või 40 eurot rohkem selle öö eest, kui ta siia tuleb. Nii et selles mõttes hästi.